Tere õhtust, hea vaataja. Lähme siis noa teemaga edasi. Ja täna ma mõtlesin, veidikene jagan oma mõtteid, isiklikke mõtteid sellel teemal, mis on erinevus siis bushcrafti noal, nuga, mida mina pean kõige klassikalisemaks, segad läksid sõnamini, bushcrafti noaks, ja ellujäämise noal. No see on kohe kindlasti õpiku näide ellujäämise noast. Tuleraud, teritaja, leppemärgid, mingid, nuga ise, vasar, vile. Et mis siis nende erinevus on? Jah, ütleme niimoodi, et siin ma olengi püüdnud nüüd nugasid 3 hunikusse panna. Siit minu parema käe alla jäävad siis noad, mis positsioneerivad ennast ellujäämisnogadena. Siis vasaku käe all on mul noad, mis pigem positsioneerivad ennast selliste bushcrafti nugadena. Ja siin keskel on siis niisugune hall ala. Noh, siit võib-olla isegi võiks midagi veel siia halli alasse tõsta. Aga hakkame siis pihta. Aga mis seal siis vahet on? Et kui nüüd võtta lahti sinu toru ja hakata vaatama nüüd video järel, ma olen seda teinud. Ma ütlen ausalt, et ma olen väga distsiplineeritud YouTube'i erinevate selliste nii-öelda bushcrafti ja survival ja isegi niisugused kerged asjad nagu lihtsalt camping. Need võtmesõnad, nende videode vaatamised on nagu, ma olen nendes olnud väga distsiplineeritud, et ma ei ole piirdunud mitte ainult nagu mõne üksiku video vaatamisega, ma olen tunde istunud ekraani ees ja vaadanud ja nii-öelda võtnudki, et eesmärgiks, et näiteks, et nüüd kuu aega vaatan siis neid videosid iga päev mingi aeg, et kuu aja vältel. See aasta ma siis ütlen ausalt, et ma ei oska öelda neid tunde, palju ma selle žanri videode vaatamisel olen kulutanud. See on palju, aga on. Ja tahtmata, mul oli ka selleks oma eesmärk, et ma tahtsin erinevate nii-öelda YouTuberite, meistrite käekirju tundma õppida. Ja jälgida, mis asju, millele keegi tähelepanu rohkem pöörab, rõhutab ja nii edasi, et mis on kellegi jaoks olulisem ja mis vähem olulisem. Ja ütleme, mida võib märgata neid videosid vaadates, on see, et paljuski nii-öelda siis ellujäämistehnika nõksud kattuvad väga paljuski sellise bushcrafti tehnikaga. Et niisugust erinevust kohakut ei ole. No tõesti ei ole. Aga kust hakkab erinevus sisse tulema? See, kes näiteks nüüd YouTube'is õpetab, vabandust, keelekasutuse pärast, sinu torus, õpetab nagu niisugust ellujäämistehnikat, siis ma märkasin sellist asja, et see, kes õpetab ellujäämistehnikat, võtab metsa minnes või mis iganes keskkonda ta läheb, kaasa ühe noa. Ja see ongi tema tööriist, millega ta teeb ära kõik. Et see oli nagu huvitav asi, mis ma panin tähele. Ta teeb sellega ära ka kõik need tööd, mille jaoks nii-öelda bushcrafti vend võtab veel lisaks noale kaasa kindlasti kirve. Ei ole küll hea näide, aga mina võtan kaasa sellise sae. Andke andeks, mina olen laisk ja mugav inimene. Ja mul on alati päiksepaneel ja akujaam ka kaasas. Et mina võin endale lubada sellist saagi, aga niisugune tõeline bushcrafti guru ei võta mitte kunagi üks pisikest elektrisaage kaasa. Temal on tavaliselt saeleht kaasas, millest ta siis kas painutab mingi oksa, teeb vibusae või
või siis teeb sellise nii-öelda raamsae sinna saelehe peale käepärastest vahenditest metsas. Ja siis see, kes on nii-öelda rahakam bushcrafti viljeleja, temal on silkisaak kaasas. Ma ei ole eriti näinud väga palju mingeid fiskarseid või mingeid selliseid muid kardenit ja mingeid mis iganes saebrände, pahot paar korda ainult. Nii et jah, jõukamad bushcrafterid käivad siis silkisaagidega, ülejäänud võtavad lihtsalt saelehe kaasa ja teevad selles metsas mingit pidi sae. Aga see selleks, et siin nüüd hakkabki jah tulema see vahe, et ellujääja teeb kõik tööd ära noaga ja bushcrafter kasutab kirvest, saage ja nuga. Et 3 sükest asja. Tööriista on alati bushcrafteri varustuses. Ja väga tihti on ka see, mida ma märkan, et see, kes teeb neid nii-öelda loodustegevust ehk siis bushcrafti videosid, siis tema varustusse kuuluvad ka noad natuke erineva suurusega. Et nagu eelmises videos, mis ma siin kunagi tegin juba, ma näitasin sellist väikest nuga nokitsemiseks. Tihti on bushcrafteril mõni korralik taskunuga, teeb sellega midagi. Ja loomulikult siis nii-öelda see klassikaline bushcrafti nuga, millega ta teeb ära sisuliselt, ütleme nii, et 95% oma tegevustest, aga see väiksem nuga on nagu jah, sükeste spetsiifilistemate ülesannete jaoks. Nii, mida reeglina siis bushcrafter ei tee noaga? Teeb aga väga harva ja osad ei tee üldse. Nad ei tee kirvetööd. Jah, sa võid seda teha ja kirvetööd saab teha ka tõesti vajadusel sellise väiksema Soome bussiga, aga see on teatavas mõttes ebamugav. Et reeglina ikkagi sükene kirves on kirvetöö jaoks. Ellujäämistaktikat viljelev, nii-öelda tehnikaid, viljelev inimene, tema läheb metsa tavaliselt videos. Ja see on ka loogiline, kui oleks päris mingisugune kriisisituatsioon, aga mingi imekombel, õnnekombel on kaasas siis üks ja ainukene nuga ja on vaja nüüd, ütleme, ellujäämissituatsioonis on kindlasti väga tähtis soojus. Et kehtib selline 3x3 reegel, et inimene saab olla 3 tundi ilma soojuseta, 3 päeva ilma vett joomata ja 3 nädalat ilma söömata. Aga esimene asi, mille eest on vaja hoolitseda, on siis soojus. Ja nüüd ellujääja metsas otsib püsti jala peal seisva umbes käevarre jämeduse puu. Siin on mul nüüd kuusk. Et meie nii-öelda kliimavöötmes ongi kuusk see kõige tõenäolisem ja kõige parem valik, mida metsast leida. Ja nüüd tal on vaja see kuusk maha võtta noaga. Ja siis ta hakkab seda kuuske niimoodi noaga taguma, saab siit need sälgud välja, kuni see koht läheb juba nii saledaks, et suudab seda murda. Ja kusjuures ma olen kogu aeg mõistatanud selle üle, aga miks nad seda teevad? Et ma ei taha väita nüüd sellist asja, et ma nagu oleksin kõigist ellujäämis- ja bushcrafti YouTuberitest targem. Et seda au ma nüüd omale praegu ise küll võtma ei hakka, teised võivad mulle anda. Aga mina küll niimoodi ei teeks. Minu arust on see üks asi, niimoodi noaga puu peksmine, see on selline energiakulukas. Et mina olen laisk inimene, et mina võtaksin pigem mingi puunoti, siin on natuke ebamugav näidata seda, ma teeks natuke teistsugust tehnikat, et võtaks selle puunoti ja lihtsalt niimoodi koputaks. Nii et laastud lendavad. See on märksa minu arust selline energiasäästlikum tehnika. Jah, võib-olla see ei paista nii suursugune grandioosne välja, kui tšah teha, aine.
no võib-olla tõesti see show moment on selles sinu toru kinomaailmas nagu nii oluline, ma ei tea. Aga jah, ütleme kohati mulle selline tehnika ei tundu väga mõistlik. Aga igatahes jah, selline nii-öelda töövõte paraku käib ellujäämistehnika juurde. Nüüd järgmine asi, mida on ellujääjal vaja teha noaga, mida nii-öelda tihtilugu bushcrafti tehnikat viljelev inimene teeb jälle mõistlikult kirvega. Siis ellujääja nüüd, kui ta on selle puu maha saanud ja siit paar tükki nii-öelda välja toksinud noaga omale, mul on siin nüüd käepärast üks tükikene kreeki, mille sai maha võetud siin. Sellest tuleb nüüd teha nii-öelda lõkke süütamiseks puualud. Et siin ma ei heida mitte mingit tehnikat ette, et teevad kõik täpselt nii, nagu minagi teeksin. Ehk siis see ellujäämisnuga peab saama hakkama puu lõhkumisega, algude tegemisega. Selleks on mida soovituslikult vaja. Nagu sellel noal on laius, selja laius. Kui ma õieti mäletan, 6 millimeetrit oli. Et samalt tootjalt Fälgniven, nagu ilmselt mõned juba mõistavad, minu üks lemmik noabränd, väiksem nuga, mis on ka sama lai. Et selle ellujäämisnoa puhul ongi tähtis see, et ta suudab mingit pidi käia näiteks, tema jõud peab käima üle sellisest kuivanud puust, suutma ta maha võtta eeskätt ja teda tükeldama teiseks. Et see on see, mis on ellujäämisnoa puhul üks olulisemaid asju. Et see omadus ei pea olema kaasas bushcrafti noal. Sest see nuga on rohkem selliste nokitsemiste jaoks, mingi asja lõikumise, teravaks tegemise jaoks ja isegi rohkem nagu toidu kallal askeldamise jaoks. Et selle noaga võtab ka metsas maha kuivanud kuuse. Täiesti, olen teinud. Selle noaga ma saan ka vabalt sellisest kuivanud notist nii-öelda endale lõkkepuud ära tehtud, et nii-öelda pooleks ja neljaks raiutud. Ei ole probleem. Aga ellujäämisnuga, antud juhul siis Fälgniven A1, saab sellega ja isegi S1X palju paremini hakkama. Nad on disainitud vot selle jaoks. See asi jälle lõikab puidu sisse. Näiteks ütleme, et ideaalne on see, et kui ma nüüd A1-ga võtan metsas puu maha ja teen temaga nii-öelda nagu mingi peenalud. Jah, A1 saab suurepäraselt ka hakkama vot sellega. Ma võtan eest ära, mis ma eelmine kord tegin. Nii, panen korraks noad kõrvale, et näidata. Et vaatamata oma tohutult jämedale terapaksusele, ta imeliselt hästi jookseb puidukiudude vahele ja teeb niivõrd suurepärased lokid. See on fantastiline, kuidas see nuga jookseb. Et see on, ütleme niimoodi, kuna tegemist on ikkagi, tootja ütleb, et see on eeskätt ellujäämisnuga, siis ma arvan, et ma spekuleerin muidugi, aga tõenäoliselt on see A1 maailma võib-olla kõige parem nii-öelda selliste puidulokkide lõikamise ellujäämisnuga. Et bushcrafti nuga, mis on disainitud, loodud bushcrafti viljelemise jaoks, see on täitsa normaalne, et ta peabki niimoodi
väga hästi suutma neid lokke teha. Aga ellujäämisnuga tegelikult otseselt ei pea neid suutma nii hästi teha, sest tema eesmärk on eeskätt just see, temaga peab olema lihtne, mugav, kiire metsas lõkkematerjali hankimine. Nii, mida võiks veel ellujäämisnoa puhul eeldada ja mida ka tegelikult ka bushcrafti noa puhul on see, et temaga on võimalik siis nii-öelda süütepulgalt üsna lihtsa vaevaga tuult tõmmata, sädet õigemini. Ja paljud nii-öelda bushcrafterid kasutavad oma nuga ka samal eesmärgil, et siin nii-öelda see serv võiks olla selline parasjagu terav, et oleks selle süütepulga pealt hea mugav tõmmata sädet. Et ma proovin nüüd bushcrafti noaga lokke juurde teha. No jah, ütleme niimoodi, et tundub, et see nuga suudab nagu vähe sükseid saledamaid, õhemaid nii-öelda puidu selliseid lokikesi teha. Et selles mõttes nagu jah, et pigem sellise töö jaoks ongi selline klassikaline bushcrafti nuga. Nii, proovime. Nii, tuli ilus säde. Peab vaatama, et need sädemed millegi lauku sisse ei käärsata. Säde on hästi tuline. Nii, proovime nüüd noaga selle, võtame teise rauva, ei, võtame ikka selle, et proovime noaga põlema saada. No nii, õnnestus suurepäraselt. Oi. Nojah, ütleme nii, et lõkke on meil olemas, vähemalt bushcrafti noaga, aga ka ellujäämisnuga võiks seda teha. No näiteks sellel nii-öelda ellujäämisnoal on kohe siin eraldi sisse freesitud selline koht, mis eriti hõlpsalt tuleb sellega tõmmates seda säde, et kohe freesitud selline koht, mis võimaldab nii-öelda tulerauva kasutamist või siis süütepulga kasutamist, mis on tal ka komplektis kaasas. Et veel erinevus, mis on siis nii-öelda bushcrafti noa ja ellujäämisnoa vahel, reeglina on mõõtmed erinevad. Et jah, Fälgniven S1X positsioneerib ennast ellujäämisnoana ja on, mis ta meil nüüd on, Manli laser ilmselt, laser, mulle meeldib eesti keeles öelda nii, nagu kirjutatud on. Ühte mõõtu, no see tundub peaaegu poole raskem, kui ma nüüd tema tera vaatan, ilmselt ma ei tea, kui palju siit näha on peaaegu poole paksem. No see on täpselt siukene tööriist, lõhun, raiun midagi, löön sisse, võtan, painutan, käänan, väänan. See nuga ei ole selline, lõhun, raiun, löön sisse, väänan, käänan. See ei ole selle jaoks. See on sellise elegantse töö jaoks. Teen nii ja teen naa ja kõik siuksed asjad. Et see ei ole siuke brutaalne. See on siuke brutaalne asi. Et ellujäämistehnika nõuabki väga tihti sellist brutaalset lähenemist. Sellepärast ka on see nuga tegelikult peetakse ellujäämisnoaks. Et teed kõikvõimalikke asju, isegi vajadusel, mina olen seda kasutanud ka palkide koorimisel nagu liimeistrina. Et
et ka täitsa on võimalik, nii et noh, mingite ülesannete täitmiseks siis on ka siin nii-öelda see auk, noh, mitte küll selle jaoks, on ju, aga mingite ülesannete täitmiseks on see auk, on ju, noateral siin otsas, et noh, saab mingi köie siit läbi panna või mingi puupulga, et noh, mida iganes on vaja nii-öelda meisterdada teha. noh, ta suurepäraselt tõmbab sädet ja noh, no ta on niisugune mõnus hea asi, et ma mõtlen, kas mul on nüüd kaasas tema nii-öelda väiksem vend. Ja on, et minu jaoks nagu võib-olla niisugune metsas ellujäämise ideaalkomplekt, suur skraama ja väike skraama. et see on täpselt sellise brutaalse töö tegemiseks ja see on kõik, mis on vaja nokitseda, et noh, see on nüüd täpselt see duo, millega ma läheks metsa ja põhimõtteliselt saaks kõik ülesanded, mis vaja, seal ära täidetud. noh, ka see on tegelikult ellujäämisnuga, siin on ka tupel nii-öelda topelt selline nagu lisatasku, et vajadusel siis noh, midagi siia sisse panna. et mina kandsin siin luisku ja ma ei mäleta, kas tuleraud, siis see tulepulk oli, süütepulk, mingid siuksed asjad. noh, ja see nuga on ka, see on ka eeskätt pigem, et ma võtan midagi maha. et ma saaks sellest, mis ma maha võtsin, lõkke üles, et ma saaksin varjualuse püsti. et see on, selle ülesanne on aidata sul sooja saada ja omale nii-öelda metsa kinnisvaraarendust teha. Lõikumiseks, jaa, ta lõikab ära, teeb ära igasugused asjad, aga ta ei ole selle jaoks kõige mugavam. ta saab hakkama, aga see ei ole kõige mugavam. nii et noh, samas ellujäämissituatsioonis on prioriteedid just nimelt sellel, et sa saaksid süüa, saaksid sooja, mitte süüa, just nimelt sooja. ja vajadusel ka endale kiiresti mingisuguse primitiivse varjualuse püsti. ja vot noh, selliste tööde jaoks paraku 2 tööd, lõke ja varjualune, ongi vot sellised töövahendid minu subjektiivse arvamuse kohaselt kõik see paremad. nii, et bushcrafti tehnika puhul ei pea selliste töödega hakkama saama nuga. et selle töö jaoks on kaasas kirves ja saag. ja sa teed need tööd ära sellega. ja nokitsemistööd tulevad siis sellise bushcrafti noaga. nüüd, kui ma siin rääkisin, et siin on niisugune nagu hall ala ka mul, millesse ma mõned nii-öelda noad nagu sokutasin, siis noh, ikka saamileiku. noh, selle noa tegelikult eesmärk oligi siis võsa maha võtta, põdrasarvi purustada ja luit purustada. et sellepärast ta nii pikk on, suur ja nii edasi. aga noh, ütleme, minu kogemus näitab, et kuna siin sees on ikkagi ainult selline nii-öelda nagu peenikene rotisaba, see rood, et siis selliste lõhkuvate tööde jaoks, et ma midagi raiun, toksin ja nii edasi, pigem ma eelistan igal juhul full tang nuga. et need ellujäämisnoad, ma ütlen ausalt, ma ei oska öelda, kas see nuga on full tang või ei ole, aga ülejäänud, siin on kõik on, jah, okei, see vist ka ei ole, et siin on ka see peenikene rood sees, tuleb siia taha välja, on nagu näha. et pigem jah, ma eelistan igal juhul sellist nii-öelda full tang nuga ehk siis täisrood nuga, kus siis kogu nuga on nagu, ütleme niimoodi, et noh, see nii-öelda käepideme sees ei ole mitte peenikene rotisaba, vaid on nagu põhimõtteliselt käepidemele pandud külge lihtsalt nii-öelda põsed. aga kuigi jah, ütleme, et näiteks siin laua peal ka seda nuga peetakse full tangiks, siis noh, siit seest jookseb niisugune lai metallosa, millel on siis peale tõmmatud see nii-öelda kummilaadne materjal käepidemeks.
et ikkagi ta läheb nii-öelda full tangi täisrood noa alla. Et siin hallis alas, noh, ongi siis täpselt nüüd niimoodi, et ma ütleks niimoodi, et see nuga ellujäämistehnika viljelemiseks, noh, ta saab hakkama, aga temaga käib kaasas see tunne, et noh, kuna mul hakkab see tera siin käepidemises loksuma, ma olen sellist asja kogenud, selle noaga konkreetselt on minul vedanud, mind ta pole kordagi alla vedanud, aga mul on olnud täpselt sama tootja nugasid mitmel tuttaval, isegi täpselt sama mudel. Ja kõigil neil peale minu on see juhtunud, et tera hakkab käepidemises loksuma, on probleemid olnud. Et ja ei ole väga palju mingit rohmakat tööd teinud. Nii et noh, ma ei kasutaks seda nuga nii-öelda ellujäämissituatsioonis. Et Peltonen, sissipuuko. No see on nüüd, nagu ühes videos ma mainisin, täpselt siuke universaalne nuga. Sellega saab viljeleda bushcrafti tegevusi ja see on, ma usun, ka päris hea siuke ellujäämisnuga. Et kuigi tema nii-öelda pikkus ja mass, noh, ei ole võib-olla päris see, mida siuksed väga healt ellujäämisnoad nagu ootaks. Ta ei ole väga raske, ellujäämisnuga võiks olla raskem. Aga ta saab hakkama, et ta saab suurepäraselt hakkama ja on aastad olnud minu lemmiknuga. Noh, et siin on ka Goldsteel SRK. No võt täpselt, et seda nuga ma olen näinud kasutavad youtuberid nii bushcrafti videodes kui ka ellujäämisvideodes. Pigem natuke rohkem ellujäämisvideodes. Noh, üks video, mis meil varsti tuleb, on siis see, kuidas ma võrdlen nii-öelda algset originaali koopiaga, klooniga, plagiaadiga, ütleme kuidas tahab. Jälle nuga, mis on niisugune nii-öelda hall territoorium, et sama tera pikkusega on siis sellel tootjal see ka ellujäämisnuga, lõikepind on minu arust täpselt millimeetri pealt sama, aga natukene teine käepideme disain, noh siin pole ka originaaldisain, ja lihtsalt seal, kus käepide lõpeb ja ennem kui hakkab tera lõikepind, on veel nagu sõrmekoht. Ja siin peal olid siis nii-öelda nagu sellised sisse freesitud kohad, et saab pöialt hoida. Et sellise stiilis ellujäämisnuga. Et seda nuga nad ise pigem positsioneerivad nagu selliseks eeskätt bushcrafti noaks. Aga noh, ütleme ja, mitmed, kes seal YouTube'is viljelevad ellujäämistehnikad on ka seda sama kasutanud. Ja noh, mida mina ütleks, mina käsitleks teda ise ka võib-olla pigem nagu äkki rohkem, ütleme nii, et 51% ellujäämist noana, 49% bushcrafti noana, aga võt, kallis nuga, aga millest ma olen pettunud, no lisaks käepidemena, et tuli lihtsalt teha uus käepide. Selle noa abil ma metsast tuld muidu üles ei saa, kui ma pean lõiketeraga sädet tõmbama. Ja võt see on minu silmis miinus. Kui ma hakkan lõiketera pealt sädet tõmbama, siis paraku ma tegelikult pikemas perspektiivis rikun tera ära. Seda ei tahaks noa puhul, et nuga tuleb hoida. Nii et noh, see on ka nüüd täpselt see nuga, mis minu jaoks on nii-öelda siukene hall ala. Mis siis minu silmis on nagu kohe kindlasti bushcrafti noad, mida ma olen juba palju näidanud, rohkem ei hakka näitama, Manly, siis ma isegi ei tea, kes on tootja, ma ei mäleta, noh, siuksed klassikalised Soome bussid. Noh, jälle see, et noh, sellist nuga, teda on mugav kasutada, mulle meeldivad need puust käepidemed ja kõik siuksed asjad. Noh, tal on ilus disain, siin on luud ja kaske ja nahk on siin ja noh, ta näeb hea välja, ta on üsna ergonoomiline ja nii edasi. Aga võt, noh, ma leian, et bushcrafti nuga võiks ka olla full tank, et ei pruugi mitte midagi juhtuda palju aastaid.
aga noh, minul juhtunud ja ma olen paljude teistel näinud, et no hakkavad need terad siin käepidemise sees loksuma ja siis on vaja uuesti see nuga kuidagi mingid epoksiiti täis lasta, taha uus neet siia teha ja ühesõnaga no on probleeme ette tulnud. Et noh, see on ka selline Norra ÖYO öö. Noh, ütleme väga hea niisugune bushcrafti nuga, aga ainult bushcrafti nuga, et hästi sale, hästi niisugune mõnusalt lõikab puidu sisse, Scandi profiil, et noh, ei ole minu lemmiknoa teraprofiil, ütlen ausalt, ei ole, aga sellest teinekord miks. Aga noh, ütleme, töötada on väga mõnus, üliergonoomiline puust käepide, mulle meeldib, kui on käepide nii-öelda tagant langev ja et on ka siin sõrme koht, minu kiiks, mulle see meeldib, seda ergonoomikat ma väga hindan, sellega on väga mõnus erinevaid loodustegevusi teha ja mina pean seda klassikaliseks bushcrafti noaks. Kahjuks ei ole jälle full tang, et ei ole veel siiamaani temaga probleeme tulnud, on hästi läinud. Nii, nüüd tereve jääkeri puuko, siis 140, full tang, täiesti, jälle täisrood. No see on nii bushcrafti nuga, kui bushcrafti nuga olla saab, eriti veel selle sama noa siis 3 sentimeetrit lühem versioon, et see on 140, 103, vabandust, siis 110, see on eriti popp mudel, metsas käiva rahva seas, kes bushcrafti viljelevad. Et tugev, vastupidav, nii piisavalt pehme teras, et seda ei ole liiga keeruline teritada, aga samas õnneks juba nii piisavalt jäik, et väga kergelt nüridaks ei lähe. Et nii palju, kui ma taustasid olen nugadel uurinud, siis nad peaksid olema põhimõtteliselt ühest samast terasest, need terad, need noad, üks ja sama nii-öelda tugevusaste, aga puhtpraktikas siis ütleme niimoodi, et kui ma sellega olen mõnda aega tööd ära teinud, ma pean luisu välja otsima, et sellise noaga metsas käia või üldse võtame sellise klassikalise Soome bussi, no igal juhul luisk olgu teil kaasas ja noh, lihtsalt läheb vaja. Sellega saab juba terve nädalavahetuse metsas nii ära veeta, et ei pruugi luisku vaja minna, et hoiab seda tera. Aga noh, ütleme, mingisugune teritamise abivahend võiks ikkagi alati kaasas olla. Et seda nuga on ka nüüd nahktupes, mina ise eelistan sellist saledat õhukest plasttupet, saab püksi kargo taskus kanda. Noh, jälle siuke roostevaba kummist ergonoomiline käepide, väga mõnus, siukene lühikene tera, mingi 9-10 sentimeetrit. See on täpselt siukene bushcrafti nuga, et tuleb ka siia nii-öelda nagu seest jookseb selline lai, mitte peenike rotisaba, vaid siuke lai nii-öelda metalliriba, et rood. Et hea nokitseda, toimetada, et suudad hästi tera kontrollida. Et see on nagu nüüd siukene bushcrafti nuga jälle minu silmis. Osad tootjad panevadki oma nugadele isegi näiteks selliseid kindlaid nimesid nagu mingi bushcrafter 1 ja 2 ja nii edasi ja mis iganes on ju, et annavad siis täpse vihje nii-öelda kasutamis eesmärgist, sihtotstarbest. Aga nüüd võtame siis selle minu pika mula kokku ja üle poole tunni jälle seda ajanud, no sorry, ma ei oska lühikesed rääkida, et ellujäämisnuga olgu suur. Meil on vaja massi, meil on vaja teravust, ja mis veel, ellujäämisnuga ei tohiks tegelikult, mina isiklikult arvan, olla liiga tugevast metallist, pigem veidikene siuksest, ütleme pehmemast, ma ütleks niimoodi, et mitte päris tainas just, aga ta võiks olla tema HRC, mitte üle 59. Kui ma temaga lõhun midagi, raiun ja nii edasi, siis mida jäigem on teras, siis seda suurem on tõenäosus, et võib mingi löögi ajal, näiteks mul on mitme noaga juhtunud, isegi ühe manchetega, et nii-öelda
lükkasin pirdu ja oli oksakoht puu alu sees ja lükkasin nii-öelda tugevamini, surusin ja viskas täiesti minu siukse pöidla suuruse tüki terast välja. Lihtsalt liiga kõva karastus ja ütleks ka niimoodi, et vale teritusprofiil oli terav. Et kaks asja, et vot siuke bushcrafti nuga, sellel võib olla vabalt juba seal jah 59, 60 ja isegi üle selle, et no jahinuga peaks kindlasti olema, ma ütleks üle 60, et see lõikumise jaoks. Seal läheb nuga, läheb kondi vastu tera, et kont nüristab nii-öelda päris korralikult tera, et seal peaks jah nuga võimalikult jäik olema, aga siukene ellujäämisnuga, millega on vaja jah asju nii-öelda maha võtta, võsa raiduda, puid raiduda, lõhkuda, et jah, ma arvan ise subjektiivselt, et siuke 59 on lagi, aga noh, samas ma ei liiguks eriti 56-7 ka allapoole, pehmemat ka ei taha, et noh, et see on ka nõme, kui sa teed mingi töö ära ja siis jälle teritad, teed jälle järgmise töö, jälle teritad, noh, see on ka jama, et eks see on jah, siukene filosoofia küsimus paljuski. Et bushcrafti nuga ei pea olema selline, et ta on suur, et ta peab sul olema suuteline metsalangetustöid tegema. See ei ole üldse vajalik. Et selleks on bushcrafti viljeleval inimesel kaasas kirves ja saag. Ja ongi täitsa mõistlikum. Sest et saega lähed sa metsa, sa võtad oma kokkupandava näiteks aedniku mingi fiskarsi sae või mitte kokkupandava, siukse nagu umbes püstolkäepidemega fiskarsi sae või silki, sa teed mõned tõmbed, tšauh ja tõukad selle puu maha metsas. Noaga toksid edasi, et noaga läheb kauem. Pole mõtet metsas olles, looduses olles energiat raisata. Tark bushcrafter omab alati veel jah, tõesti lisaks paarile ilusale, talle kallile, armsale noale ka kirvest ja saage kaasas. Aga ellujäämistehnika puhul jah, et tuleb ühe noaga õppida kõik asjad ära tegema. Nii, et selles mõttes jah, kuigi ütleme, siin on ellujäämiskontseptsioone ka ajaloos ümber vaadatud, et kes on näinud nii-öelda Rambo filmi Esimene veri, siis tal oli see suur võimas sükene kurinuga, et mille käepideme sees olid igasugused, ma ei mäletagi, mis kõik asjad. Oi jumal, niidid nõela, tõmblusmasin, kingaviks ja ma ei tea, mis kõik asjad, kompass ilmselt kindlasti ja siis peal oli tal saag ja noh, ütleme, et täna tegelikult ollakse nagu aru saadud, et looduses ellujäämiseks ei peagi see nuga alati väga suur olema. Aga ta peab olema lihtsalt selline ergonoomiline, funktsionaalne ja tal pigem võiks nagu massi olla. Et aga jah, mina isiklikult pean seda nii-öelda terapikkust ka väga tähtsaks, et nuga, mida ma väga hindan, mis mulle tegelikult tohutult meeldib, Feldkniven S1X, aga kui mul on ellujäämissituatsioon, siis ma pigem valin 3 korda odavama Skrama 200. See saab tegelikult asjadega paremini hakkama kui see nuga. Nende asjadega, mida oleks ellujäämissituatsioonis vaja teha. Samas, jah, tõsi, sellist asja on mugavam kaasas kanda. Kui ma nüüd kaalu võrdlen, noh, see ei ole väga palju kergem, see väiksem nuga, isegi. Sest et noh, ta on Skramast ka poole paksem tera. Et kaaluvahe, üllatus, ma peaks täitsa ära kaaluma, ma oleks pidanud siia video tegemise juurde kaalu kaasa võtma. Täitsa huvitav oleks võrrelda. Enda uudishimu rahuldamiseks teen seda pärast toas. Aga nii käest tundub, et väga suur nende kaaluvahe ei pruugigi olla. Vot, pikaks läheb see jutu kokkuvõtmine. Aga jah, et siis ellujäämisnoa puhul on tõesti pigem tähtis see, et on suurem, temaga on võimalik paremini igasuguseid siukseid löövaid tegevusi teha millegi mahavõtmiseks ja purustamiseks. Et ja bushcrafti nuga on rohkem selline, millesse on vaja teha lõikavaid tegevusi
nokitsemisi, nikerdamisi ja noh, mis ma üldse olen vaadanud täna, et võib-olla viimase aja trend bushcrafti nugadel, mida mul endal siin kahjuks laua peal ei ole, mida teile näidata, on siis see, et see nüüd on ellujäämisnuga meil, aga noh, proovime siin visualiseerida, et sellised kõige moodsamad bushcrafti noad, nagu ollakse aru saadud, on kõige paremad sellised, millel on nii-öelda odaots. Odaotsa meenutab tera. Ehk siis, kui nagu siit tõmmata niisugune piltlik joon keset nuga käepidamist hakata minema, siis selle ideaalse hea bushcrafti noa nii-öelda teraviku tipp võiks olla siis hoopis siin. Et seal on oma point sellel asjal, aga sellest ma täna rääkima ei hakka. Kui ma endale nüüd sellise noa hangin, millel see on, siis ma kõigepealt madistan taga paar kuud metsas. Pean ju kontrollima, kas see teooria nii-öelda peab ka minu jaoks isiklikult paika. Ja võt siis ma teen nii-öelda selle kohta nagu ühe video ja kas kinnitan või üritan siis haledalt ümber lükata seda, mida 10 või 100 teised eksperdid on kinnitanud. Vot, aga ma loodan, et saite nüüd mingisuguse pildi sellest, mis vahe on ellujäämisnoal ja bushcrafti noal. Et ehk oli sellest nii-öelda minu mõtisklusest natukene miskit teile abi. Aga mis siis ikka, kui enne ei näe, siis raudselt järgmine kord.